Tere tulemast Aasaare X õuele. Kansase ja Missouri piiril on juba 10 aastat kestnud sõda. Seetõttu ma palun vabastada see rada siin, kus toimub üksuste liikumine. Võib-olla kuulda laske, mistõttu soovitan tited ja loomad viia kaugemale. Paljudel on tark mees taskus. Öelge talle, et ta etenduse ajal oleks vait. Ja nüüd me alustame. Ranger! On aeg! Hüdrik, joo! Tere tulemast Richmondi, kapral Hintz. Kas olete jõudnud end sisse seada? Ei, kindral Sir. Tulin nii pea, kui kuulsin, et saate aega mind vastu võtta. Võtsin selle aja. Kapral Hintz, kirjeldage mulle oma sõjamehe teed. 13-aastaselt osalesin sõjas Mehhiko Vabariigi vastu. Kindral Sammi Houstoni juhtimise all. Seejärel Texas Rangerite juures kapten Rick Fordi kompaniis. Ja nüüd kindral Shelby käsutuses. Kindral Shelby soovitas teid mulle. Ta saatis teid siia Texasest minu palvel. Kas teil on autasusid? Ei, kindral Sir. Aga ma olen siiani elus. Kapral Hintz, ma annan teile ülesande, mille eduka täitmise korral võite teenida välja oma esimese autasu. Kas te kaarti oskate lugeda? Ise joonistatud kaarte tean. Kindral Selby teenistuses olen näinud ka selliseid sõjaväekaarte, Sir. Unustage West Pointi formaalsused. Vaadake seda kohta siin kaardil. Kansase piiriäärne ala, uniooni kontrolli all, mets, linnu ja farme pole, teid pole, üksik jõearu, sildu pole. Ma arvan, võin sellest kohe koopia joonistada. Ei, te peate selle omale mällu talletama. Mitte miski teie juures ei tohi viidata ei teie teekonnale ega teie ülesandele. Kas see on selge? Selge, see jääb ma meelde küll. Nüüd kuulake tähelepanelikult, milles seisneb teie ülesande. Hiljuti on uniooni väed vahistanud Missouri vabatahtlikke naissugulasi. Meile teadaolevalt on naised ära peidetud, et takistada nende vabastamist. Nende naiste isad, pojad ja vennad peavad vastase tagalas välja selgitama uniooni vägede liikumise, et meie kindral Price teaks, kui suured jõud tema vastu on suunatud. Lisaks on nende missuuriliste ülesandeks purustada võimalikult palju telegraafiliine. Lõuna väejuhatus ei saa lubada, et see kõik jääb tegemata, kuna mehed tormavad oma naisi otsima. Teie lähetuse eesmärk on naised leida, vabastada ja toimetada Missourisse. On see selge? Selge, kindral. Ratsutate sellesse piirkonda. Varustuse ja laskemoona saate kortermeistri. Ettevalmistusteks on aega homseni. Selge, Kas kõik on selge? Hea koht, kus terve armee magama panna. Väiksema salgaga see võib seal juba kauem redutada. Just, seal tegutseb Christian Svirksteni vabatahtlike salk. Umbes 10 meest, kes tunnevad hästi maastikku. Kõigepealt leiate nemad üles. Svirksteni leidmine oli suurem probleem. Ju nad hoiavad vee lähedusse. Kui neil salgast teeb keegi piipu, siis tubakasuitsu on ka kaugele tunda. Naiste leidmine, see on juba vähe keerulisem. Aga kui ma ronin puu otsa, juba nende laagrise suitsu ka näen. 10 meest teeb selle töö ära küll, ega siis nad laagripaika vaheta ja föderaalid ei pane ju naisi suurt üksust valvama. Hästi. Siin on teile ümbrik. Kindral Selby kinnitas, et oskate lugeda. Siin on juhised Svirkstenile ja ülesande kirjeldus isiklikult teile. Avate selle ümbriku alles siis,
kui olete teele asunud, peate olema kindlad, et selle sisu on teada ainult minule ja teile. Head teed, kapral, ja olgu Jumal teiega. Tagasi tulles kannate mulle isiklikult ette. Saab tehtud, kindral. Kusagil siin on need vangistatud naised. Ma andsin praegu kapralile ülesande, mille täitmiseks oleks vaja kindralit. Ja ma ei tunne ühtegi kindralit, kes sellega kindla peale hakkama saab. Mul pole sellele Reinsarile anda isegi ühtegi koolitatud sõdurit. Ja koolitatud sõdur sealt Tihnikust on sama kasulik kui sitt, mis kleepub saapa külge. Ma tunnen ennast, nagu ma oleks muul või hobune. Kuule, Tracy, kui sa Mehhiko sõjas olid, mis lahingus sa pihta said ja kumba jalga sa õieti lonkad? Ma soovin, et meil oleks muul või hobune. Ma soovin, et meil oleks neeger. Ma soovin ka, et meil oleks neeger, siis mul oleks vähemalt kellegagi rääkida. Laetud. Aus raud. Mis sa arvad, Tracy? Mida sa tahad, Svirksten? Raha! Mine röövi panka! Õigem nalja. Aga tegelikult, Molli, meil oleks hobune puudu. Ole ja anna meile hobune, me anname sulle rekvireerimistõendi. Kui sõda on võidetud, saad hobuse tagasi või saad kompensatsiooni. Hoobuse sa juba võtsid, enne seda sa võtsid muula. Mul on ainult vana Tracy ja teda ma sulle küll ei anna. Me ei taha su vanat Tracy. Ta on peas soe, mul on sellised endalgi üle aru. Mida sa tahad, Svirksten? Mul ei ole sulle ega su meestele midagi anda. Ma ju ütlesin, Molli, meil on hobune puudu. Anna meile hobune. Või anna meile vähemalt midagi, mille vastu me hobuse vahetada saame. Ma ei tee nalja, Molli. Ma tean, et sa näed mind. Ja ma päris täpselt siiani aru saan, kelle poole sa hoiad. Aga praegu sul on võimalus näidata oma lojaalsust konföderatsioonile. Kuidas siis jääb? Hea küll, me võtame selle käraka, mida vana Tracy ajab. Ja vahetame selle hobuse vastu. Järgmine kord laseb pihta, siis sul on mehi sama palju kui hobuseid. Mine võida sõda ära, siis teeme kaupa. Tuli seis, mehed, tuli seis, kurat, võtaks, raisk. Kristjan sellised naiste ja santidega ei sõdi. Aga pea meeles, Molli, kui sinivastad tulevad ja sul putsa ja viina kõige maha põletavad, siis ära ootad, et mees sulle appi tulevad. Ma lõin platsi puhtaks, ma tegin neile säru. Tracy, ära kuula Svirkstenit. Sa ei ole peas soe ega sant. Captain Andrew Johnston 39. Missouri jalaväe rügemendist. Ja kellega mul on au, madam? Molli Milliner, Molli pelgupaiga omanik. Te olete ootamatu külaline, kapten. Või tulite siia põletama? Me ei tulnud põletama, madam. Ausalt öeldes, mulle rohkem meeldiks olla siin pigem külalise rollis, jah? Ootamatu, kutsumata, kuid ikkagi külaline, kui te lubate. Sergeant Goodman, tooge nad sisse. Helde taevas, kas Lincoln sõidib nüüd juba naistega? Te ei näe küll võitjate moodi välja, kapten. Valige sõnu, proua! Sergeant, Jah, sir. pange telk üles ja hoidke samal ajal silmad kõrvad lahti. Jah, sir. Lähme.
proua miljonär, need naised viibivad vahe all mässajatele abi ja toetuse osutamise eest. Nende meessugulased on Missouri võisaröövlid. Uniooni väejuhatus on valinud teemaja nende naiste ajutiseks kinnipidamiskohaks. Unioon ei sõidi naistega. Mina kavatsen teha nende naiste olemise siin võimalikult mugavaks, olusid arvestades. Proua miljonär, see ei ole ettepanek, see on käsk. Ma võin teie asutusega rekvireerida. mida see tähendab? see tähendab seda, et sinivatsad kolivad majja ja teie kolite metsa. vabandust, proua, kas ma tohiksin paluda vett? proua, Reili Marta on juba rännaku algusest haige. ma kahtlustan, et tal on ka palavik ja kindlasti vajaks ta sooja teki all väljapuhkamist. proua James, pole viga. kõik on korras, ma tunnen end hästi, lihtsalt natuke vett, kui võimalik. jah, Reili, see rekvireerimine ajas mul pea segamini. kohe toon. natukene veel, tasakesi. aitäh, teil on suurepärane vesi, proua miljonär. kohe toon teile tekke. voodeid mul kahjuks pakkuda ei ole. ise magan põrandal või leti peal, madude pärast. aga viimasel ajal pole ükski sisse roomanud. Reili, voodi on teil olemas. põrgud on all täisid, kirpe ei ole. Kui soovite rahulikult puhata. ma ei saa sellist pakkumist vastu võtta, kuhu te ise lähete? Olge mureta, mul on kõik tool. mine rahulikult, mine, ära karda. tänan teid. head aega, daamid. oota, aga kes teie olete? tema on vana Tracy, Mehhiko sõja kangelane. ma ei tea, kumba jalga ta õieti lonkab ja millises lahingus ta pihta sai. daamid, ka mulle ei meeldi see olukord põrmugi, aga mul on paar praktilist ettepanekut. Üks hetk. Proua miljonär, lubage kõigepealt tutvustada daame. Vabandust, ei teinud seda varem. oota, kapten, hoidke oma vabandused endale. ma ütlen ise, kes ma olen. ma olen Zerelda Samuel James. minu pojad Frankie ja Jesse on Missouri vabatahtlike ridades ja ma olen uhke selle üle. Kaili Kimball, ma ei saa aru, mida nad mulle ette heidavad. meil oli väikene farm, kari piimalehmi. Nad ajasid need laiali või võtsid endaga kaasa. Sinivatsad ütlesid, et me aitame mässajaid. aga mida me pidime siis tegema? Nad olid ju meie naabrid. see on minu tütar Sandra. Nad ütlevad, et ta mees on mässaja. meil olid mõned hobused, head tõuhobused. Sinivatsa piisid nad minema, lõid mu mehel pea saabliga lõhki tänutäheks. mees läks Guanteri juurde, mulle pandi tuli räästasse. Aitäh, daamid. Tundub, et esitamine on nüüd läbi. Proua miljonär, kas tohin nüüd viibuks paluda teie tähelepanu? kapten, ma palun pisut kannatust. oodake. daamid, kõigepealt puhkate ennast välja. ma teen pajatäie sooja vett, puhtaks pestud ja puhanuna. see on ainukene mugavus, mida Molli pelgupaik teile täna pakkuda suudab. teeme seda homme. praegu tahaks tõesti lihtsalt lasta silmalooja. kus teil siin väljakäik on? meil pole väljakäiku. kui see majale liiga lähedale ehitada, on pelgupaik kärbsed täis ja kui see liiga kaugele ehitada, on talvel tüütu käia. metsas ruumi küll. no kuidas sa seal tindikus siis jalgu ära ei määri, eriti pimedas? võtame labida kaasa. daamid, tõesti oleks aeg meil natukene puhata ja silm looja lasta. proua miljonär, ma väga loodan, et te teete meile pajade ja kuuma vett veidi hiljem. kapten, ma kuulan teid. Te olete kõik juba korda ajanud, proua miljonär. Tänan teid. mille eest? Molli pelgupaik oli aus maja. Teie tegite sellest vangla. kuule, seersant. ma imestan, kuidas kapten Johnston selle ülesande sai. kapten Johnston oli kompanii ülem. nüüd pandi naisi karjama. tundub imelik.
kapten Johnston kaotas oma kompanii, sellepärast pandi, ma arvan. Oh soo, saan aru. Tühjagi sa ei saa. Aga kuula, võib-olla siis saad. Ma arvan, et kapten Johnston on selle ära teeninud. Mille ära teeninud? Et kõik teaksid, mis tegelikult Centralias juhtus. Mässajad ründasid Centraliat, põletasid linna ja lasid maha 24 meie sõdurit, kes olid rongis. 23, nad jätsid seerusendi ellu. Ma kuulsin, et meie mehed ei jõudnudki vastu hakata. Nad ei saanud. Neil ei olnud relvi. Nad olid teel puhkusele. Mõned olid haavatud. Jessas, aga seersant? Nad rivistasid kõik perroonil üles ja küsisid, kes on ülem. Seersant astus ette. Ta arvas, et ta lastakse maha. Aga mässajad lasid maha kõik 23 sõdurit ja jätsid seerusendi ellu, võtsid endaga kaasa. Kapten Johnston oma kompaniiga saabus kohale mitu tundi hiljem. Ta leidis perroonilt 23 surnud sõdurit. Kõik paljaks kistud ja skalpeeritud. Issand, miks nad seda tegid? Mässajad, nad olid juua täis ja nad olid vihased. Kindral Ewing oli neil naissugulased Kansas City's pantvangi võtnud. Ja see kuradi maja, kus neid hoiti, varises kokku. Paljud said hukka. Kindral Ewing, piiriringkonna ülem? Ülem minu persest. Tal pole südant ega mõistust. Vaata ette, Seeru. Kuigi kindral Ewing on üks kuradi värdjas küll. Kuula edasi. Kapten Johnston ratsutas osa meestega. Mässajatele järele. Aga mässajaid oli 3 korda rohkem. Ja nad valisid varitsuseks hea koha. 3 küljest metsaga piiratud. Kapten Johnston käsutas oma mehed sadulast maha ja käskis neil laskeliin moodustada. Iga 5. mees jäi hobuseid hoidma. Ja mis edasi sai? Edasi. Mässed kappasid neist lihtsalt 3 küljest üle, kui meie poistel oli Einfieldid tühjaks lastud. 155 mehest jäi ellu 33. Aga miks kapten Johnston käskis oma meestel üldse sadulast maha tulla? Mis tal üle jäi? Need olid noore sõdurid, varmi hobustel. Kogu see õnnetu punt ei osanud ratsa võidelda. Aga kuidas kapten Johnston ise pääses? Kogus ellu jäänud enda ümber kokku ja juhtis Centraliasse tagasi. Ilma temata oleks kõik need poisid skalpidest ilma jäänud. Ja ei vedanud meie kaptenil. Aga miks ta üldse nendele mässijatele järele ratsutas, kui ta oma mehed olid nii rohelised ja ülekaal nii suur? Sest ta oli näinud neid alasti surnuid Centralia perroonil ja too seersant oli ikka veel mässajate käes. Aga mis sellest seersandist sai? Mina olingi see seersant. Kui madinaks läks, kasutasin võimalust ja tegin sääre. Nii et võib öelda, et kapten Johnston päästis ka minu naha. Lähme välja. Proua Milliner, millal oleks nüüd seda labidat vaja? Kapten Johnston, daamidel on asjatoimetusi metsas. Üks hetk, proua Milliner. Te olete loomulikult perenaine majas, kuid väljaspool toimub kõik ainult meie kontrolli all. Seda on Goodman. Jah, see! Naistel on asjatoimetusi metsas, saatki neid. Lauri, tule siia. Ja, söör. Saada daame. No eks sa siis saada. Peamees Lauri, meil on asjatoimetusi. Või tahate te pealt vaadata või? Vabandust, daamid. Ma igatsen oma peldikut. Kaubi ehitas selle mulle. Ta saagis ukse sisse südame. Mitte kellelgi naabritest ei olnud peldiku ukse sees südant, vaid ikka rombid või pool kuud. Kui mina peldikus istusin ja välja vaatasin, oli kõik südamekujuline. Ja sul oli sosku peldiku taha peidetud ja sa rüüpasid, kui seal istusid. Kaubi istus ise ka alati terve igaviku seal peldikus. Jättis ukse lahti ja vaatas välja. Luges lehti ja pärast sõimis jänkis. See peldik on kõik, mida jänkid veel maha ei põletanud. Sinivaatsad tõstsid Cole Youngeri emad palavikuga keset talve majast välja.
Nad ei lubanud tal isegi tanu pähe panna. Lootsid, et sureb ära. Tead, mis ta neile ütles? Mitte keegi ei puutu minu maja ja pani sellele ise tule otsa. Ma tean seda, jah. Kuule, sul klient on ikka see kõuli käes veel või? Ta lubas selle ära põletada. Oli seevast vulltemp. Naiste riietes sinivatsede linna ratsutada ja õunamüüjad mängida. Aga ta vaatas järele, kus sõdurid pesitsevad ja hiljem lasid nad sinivatsedele sellist säru teha, et kõõma lendas. Kuule, vaata, et su mees sellest midagi teada ei saa. Kuule, me vist peame hakkama minema. Muidu see sinivats hakkab midagi kahtlustama. daamid, mis ma selle labidaga teen nüüd? Kapten, ma võtan ühe napsi, soovite ka? Kui te nii lahke olete, siis ma ei ütle ära. Ja vabandust, proua miljonär. Ma ei pruukinud varem uimastavaid jooke. Ma olen kooliõpetaja. Ja kuidas koolmeistrist naistevangistaja sai? Aga kuidas tavaliselt farmirid sellised vihkajad saavad? Kõige põlastusväärsemaid tegusid saatsid korda just Missouri farmirid. Nende naiste isad, pojad, vennad, abikaasad. Ja need naised on uhked selle üle. Öelge, mida need naised õpetavad oma lastele? Kui emad õpetavad vihkamist, kuhu me nii jõuame? Ükskord olen ma taas kooli õpetaja ja ma ei taha, et minu klassiruum muutuks lahinguväljaks. Kapten, söör, lubage pöörduda. Kuulen sind. Mida? Kuidas see juhtus? kapten, söör, need ema ja tütar lasid jalga. Ma andsin nendele labida, et nad sinna metsa saaks minna. Ja siis nad virutasid sellega mulle selja tagant vastu pead. Ja siis panid plagama. Mul on kahju, kapten, söör. Kas te vähemalt järgi võtsite üles reamees? Jah, söör, kapten, söör. Aga nad läksid vales suunas. Mis tähendab vales suunas? No mitte sinna, kust me tulime. Mitte sinna, kus nende farmid olid. Ma siiralt loodan reamees, et te sundadel vahet teete pärast seda, kui labidaga vasta pead saite. Seerad. Jah, söör. Me nüüd üritame neile põgenikele järjele jõuda, kui reamees on meile neid jäljed kätte näidanud. Nüüd teie, reamees, teie ehitate majast kuulde kaugusele pelli. Selle uks käib väljaspool haaki ja ukse sisse te lõigate suure südame, läbi mille võiks edaspidi järgida seesistuja iga kaklast liigutust. Jah, söör, kapten, söör. Ja nüüd näidake meile neid jälgi. Ja labidad võite siia jätta. Ja reamees. Otsi oma peatate üles. Jah, söör. Mine. proua James, pesuvesi on valmis. aitäh. reamees, mis su nimi oligi? Tule siia. Reamees Loori, proua. Palu vii proua Jamesile need panged. Jah, proua. Ole ettevaatlik, ühes on tuline vesi. Kohe toon külma vee ka, proua. Hangi oma püssile rihm, saad käed vabaks. Kui minu peamine ülesanne oleks pangede vedamine, proua, siis ma kahtlemata nii teekski. Aga valvekorras on praktiline, kui püss on kogu aeg käes. proua James, kas sul on abi vaja? ei, proua, aitäh. Mul ei olnud farmis ka majaneegreid. reamees Loor, kas mitte teie eelmisel talvel ei olnud Jameside farmis, kui
Sinivatsa Clay maakonda puistamas käisid? ma ei ole kunagi teie õue peal käinud, proua. Võib-olla olite valveteenistuses. Ennist mõtlesin siin, et kas valate mind kuuma veega üle või tõmbate mind samamoodi rihma pidi oksa. proua! Jah? minul on silmus kaelas olnud. see oli 1854. aastal Kansase valimiste ajal, kui teie Missouri orjapidajad meie Kansase üle ujutasid nagu rohutirtsud. Nad lükkasid mulle 6-lasulise selga, panid silmuse kaela ja ütlesid, et nii juhtub iga kuradi neegriarmastajaga. Minu poeg, 15-aastane Jesse. Sinivatsad võtsid ta talvel kinni ja piitsutasid, sidusid puu külge ja tahtsid teada, et annaks välja, kus tema vanem vend Frank on. aga mida tegi teie vanem poeg Frank Centralia linnas? Küsige kapten Johnstonilt või seersant Goodmanilt. Nemad olid seal. Ja teie, kindral Ewing, lasi meie naistele maja pähe väriseda. Kas teil on meiega sama plaan? Ja mis plaanid teil meiega on? Oih, palun vabandust. Reamet Lauri, et ma ennist teile metsas selle labide vastu kupu koputasin. Aga ma vaatan, et olete vahis juba ja... Teie juba tagasi, kapten Johnson ja seersant Goodman läksid teid otsima. Me eksisime ära. Ja siis me otsustasime, et me pöördume tagasi enne kui pimedaks läheb. Mine, sooja vett on veel. Tüdrukud, on sooja vett, lähme. Siin seina taga. Seina taga. Reames Lauri, te võite nüüd oma musketiga valvesse minna. jah, proua. Teie missuurilased tahate meie Kansases oma neetud orjapidamist juurutada. Jääge ise Missourisse ja hoidke oma neegrid ka seal. Aga proua, mina ei käinud teie õuel eelmisel talvel. proua James, aga mis juhtus eelmisel talvel teie farmis? Mis juhtus eelmisel talvel? Ühel päeval sinivatsad tulid meie õuele ja tahtsid teada, kus minu vanem poeg Frank on. Nad piitsutasid minu nooremad poissid Cessit ja tõmbasid mu mehe rihma pidi oksa. Nendel sinivatsadel polnud püssirihmu. Aga ühel tunnimehel neist oli see olemas. Nad võtsid tollelt rihma ja... kogu see aja ma mõtlesin, kas see sama Lontrus, Reames, võis olla ta vahimees, kes püksirihmaga mu mehe oksa tõmbas. See sama Reames Lauri ma ei tea, ma ei näinud. Aga miks ta püssil ei olnud rihma? proua Miller, kas ma tohin paluda taimeteed? Mul kõht valutab, võib-olla see rahutab? Jaa, muidugi, ma kohe otsin aidast midagi. proua James, vaadake, mis ma leidsin Mr. Tracy voodist. Noh, mis asja sa leidsid? Seni, kuni meid valvab üksnes Reames Lauri, võime ta reevituks teha. Sellest on rohkem abi kui labidast. Prill Marta, lähme seina taha. Reames Laur ei tohi meid näha. noh, seersant, lootusetu. Mul on kahju, kapten. Ma ei usu, et ma jälle üles leian. see tähendab, et meil on nüüd 2 põgenema pääsenud vangi. Meil on 2 metsa eksinud naist, kapten. Ja kui me enne pimedat tagasi ei jõua, oleme ka meie eksinud. Vabandage mu otsekohesust. Kapten, söör, ma teen kindluse mõttes võserekas veel ühe tiiru. Kapten, söör, keegi tuleb mööda rada siiapoole, ma loodan, et ta on üksi ja et ta ei saanud minust haisu ninna. Kui me ennast ära peidame, näeme teda peagi. proua, jääge rahulikuks. Ärge vaadake ringi. Ärge kartke meid teile halba. Kas on teiega kaasas veel keegi? Minuga koos ei ole kedagi. Ma ei otsi seltsi. Kui aus olla, ma poleks siia üldse tulnudki, kui ma oleks tänud teie siin luurate. Kapten Andrew Johnston 39. Missouri jalaväeregimendist. Kellega mul on au, madam. See siin on seersant Goodman. Ja mis asja te siin ajate? Eleanor Dumont. Peab tunnistama, et siniste vormide nägemine rõõmustab mind.
samas teeb ka murelikuks. Te ei peaks siin olema, härrased. Madam, me kanname Ameerika Ühendriikide armee vormi ja meil on õigus ja kohustus viibida kogu selle riigi territooriumil. Aga te ei vastanud küsimusele, mis Dumont. Missouri võsaröövlid pesitsevad siin metsas. Nende pealik on Kristen Svirksten. Ta tunneb siin iga rada, aga tema salk on liiga väike, et kogu piirkonda kontrollida. Mina olen salajase raudteeagent ja seni on mul õnnestunud neid ninapidi vedada. Salajane raudtee. Teie aitate põgenenud orje vabadesse osariikidesse. Isiklikult ma ei mõista teie tegevust hukka, mis Dumont, kui te teate, et see on ebaseaduslik. Kas te kavatsete mind vahistada? Olge lahked, aga ma ei usu. Unioni vägedel on muudki teha, kui põgenenud mustanaalisi taga ajada. Varsti võtate neid oma väkke. Mida te siin teete, kapten? Svirksteni kamba jaoks on teid liiga vähe. Kapten, proua, ma tunnen tubaka lõhna. Peitu! Härrased, see on Svirksten! Kui seda ainult siis, kui nad meid avastavad. Siin on hiljuti käidud. Võib-olla isegi täna. sa ütlesid, et 4 naisvangi ja ainult 3 sõdurit saatakse. No nii palju, kui mina nendest jälgedes siin sotti saan, on käinud siin ainult paar inimest. Ja praeguseks hetkeks on nüüd kurat teab, kus sa poleks pead suitsu tegema, Sirsten. Kui vana reverend Arni Alant kaine oli, luges ta lauluraamatut sama kaunilt, kui sina loed jälgida, eks? Mul oleks sinusuguseid vendi vaja. Ma helistan seltskonda, kes kasutab vähem sõnu ja vähem tubakat. Mis plaan sul on, Missouri? Kui need on need, keda me otsime, siis nad peavad kuskil peatuma. Ja ma arvan, ma tean, kus nad peatavad. Tule, Tex, tee peal räägi. Nüüd ma saan aru, miks te siin ringi luurate, mu härrad. Te olete need sinikuued, kes võtsid pantvangi Frank ja Jesse Jamesi ema ja viisid oma vangid Molli pelgupaika. Kapten, iga kohalik tunneb seda paika. Vana Tracy aetud puskar on silmal rohkem hinnas kui konföderatsiooni $. Kas te teadsite, et Frank ja Jesse liitusid hiljuti Svirksteni kambaga? Kui te ei taha neile kätte jääda, uskuge mind, te ei taha, siis peate oma vangid kiiremas korras Molli pelgupaigast minema viima. Teil ei ole vaja mind mitte vahialuse, vaid teejuhina. Mina tunnen neid paiku rohkem kui Svirksten. Meie ülesanne oli salajane, mis Dumont. Nüüd tundub mulle, et sellest teab igaüks, kes siin metsaradadel kolab. Teil on õigus, mis Dumont. Ma ei võta teid vahe alla. Ma võtan teid teejuhiks. Pean tunnistama ja hakkan teid pidama hoopis jumala kingituseks. Kurat, see tuli pelgupaigast. Rams Lauri on seal üksi. Liigume! Issand! Kust te selle püssi saite? Mr. Tracy voodikoti alt. Me võiks need reamehed relvad ära võtta ja põgeneda. Seni, kuni need ülejäänud 2 on metsas eksuvad. ei, see on küll väga riskantne. Mõtle, kui me jälle ära eksime. Ma kardan, me ennist läksime vales suunas. Ma vist tean, kuhu poole peaksime tegelikult minema. Proua James, sina otsustad. Jah, tegelikult. Aga tõesti, teeme ära, mis meil kaotada on? Meil kõigil on emad, isad, pojad, rindel. Mis nad küll arvaksid, kui me jätaksime sellise võimaluse kasutamata? Mina küll ei hakka KOV-i käest nõu küsima, kui on vaja sinivatsadele säru teha. Proovime! See püss on üldse laetud. Las ma vaatan. See tagant laetab. Ma pole sellist varem näinud. Ma arvan, et kui see kukk kinna tõmmad, siis peaks nägema, kas padrun on sees. Issand, ma ei tahtnud! Päästik oli nii kerge! Daamid, teie relv on tühi. Pange püss maha. Võtke seina äärde ritta. Ma loen 5 ja tulen sisse. Padrunid on siin. 1, 2. Võite lugemise järgi jätta. Meil on siin tagant laetav püss. Kui suvatsete ukse või akna ette astuda, siis võin tõestada. Näe, jättiski lugemise järgi. Ei julge enam sissegi tulla.
aga sa välja julged minna? soovin, et Cole Younger oleks siin. ja Frank James peaks samuti siin olema. reamees, mis siin kurat juhtub? Kes tulistas? hoidke akendest ja ustest eemale. Neil naistel seal majas on püss. meid on 3, me võtame uksed aknad kontrolli alla. Neil ei ole mingit võimalust. ei, seersant. meie ülesanne on tagada, et vangid viga ei saaks. me ei sõdi naistega. kui te lubate, kapten Sir, Missouris sõdivad naised meiega. Preili Marta seal väljas on sinimatsal. mul halb, ma tahaksin sees oksendada. issand raisk! vabandust, härrased, oodake, ma hakkan kohe oksendama. ta ei põgene kuhugi. reamees, jälgige teda. jah, Sir. nii, seersant, minu juurde. hoidke seda, mul on plaan. Te võite tulistada, kui see teile lõbu pakub. aga mina olen relvitud. ma tean, et Missouris naised sõdivad, kuid mina olen tulnud sealt, kus naistega ei sõdita. ma tulin ettepanekuga. see peab ikka väga hea ettepanek olema, arvestades, et oled mul sihikul. nii see ongi. aga meil on Preili Marta. Preili Marta on haige. mis sa ei kavatse temaga ette võtta, Jängi? mis plaan sul meiega on? surm oli osa minu tööst kogu selle neetud sõja ajal. ma vihkan seda sõda, aga ma pole seda alustanud. Teie kaotasite oma kodusid. mina kaotasin terve oma kompanii. nii et kuulake, mis mul öelda on. ma lasen Preili Marta vabaks. aga mul on 2 tingimust. üks on täidetud. püss on minu käes. teine. Teie lubate, et ei proovi enam põgeneda. ja me viime teid kohta, kus on paremad tingimused kui Molli pelgupaigas. Mis Dumont, tulge sisse. saage tuttavaks, daamid. Mr. Honor Dumont, tema juhatab meid ohutuse ja mugavamasse paika. kas on nii, Miss Dumont? no, ma tean kohta, kus on voodid. ma ei saa Preili Martat siia jätta. tal on päris arsti vaja. ma tean, kus päris arst asub. siit mõne tunni tee kaugusel. Preili Marta ei jaksa sinna minna, isegi kui jaksab, siis ta eksib ära. ei eksi. kuule, Tracy, tule siia. ei eksi. ja ta ei pea käima. Preili Marta istub kärusse ja ma sõidutan ta kohale. Te olete tulnud üllatusi, ma näen, Mr. Tracy. daamid, kas me oleme kokku leppinud? tüdrukud, mis te arvate? mis sina arvad, Preili Marta? Mr Tracy on väga vastutulelik. kapten, aitäh suure meelsuse eest. nii, daamid. nüüd meil on kokkulepe. tänan teid. nii, meil on nüüd ka aeg minema hakata. Teil on õigus, Miss Dumont. nii, seesama. pange teil kokku. Lähme ja teeme eluga. daamid, pakkige asja. aitäh, daamid. hästi, sinna. hoidke laskemoona. tulge ainult siis, kui kedagi näete. tulevad, seal hargnevad. Nad piiravad maja. järgmine rünnak tuleb igast küljest. seisab maja! siia istub kooliarmee ratsade seersant, Kristjan Süster. Captain Andrew Johnson, Uniooni jalaväest. mis teil on öelda, seersant Swirston? Te olete ümber püüetud, kapten. kui teil on ilmu võidelda, siis teeme seda välja. Pole mõtet naisi kuulide ette seada. aga kui te tulete välja ja panete relvad maha, siis ma ei puutu teid. ma pean oma meestega nõu pidama. luban. poisid, meie lähetus on läbi. minu revolver on tühi. nii et kui te otsustate relva maha panna, siis teete selle auga. mida te ise teete, kapten? proovige seda mulle enda teada jätta. ma ei taha teie otsust mõjutada.
ma olen võsaröövlite käes vangis olnud. Ühest korrast piisab. ma ei usu, et nad mind ellu jätavad, isegi kui ma relva maha panen. ma tulen sinuga, Seeru. Aitäh, Laurel. kapten, söör, palju edu! jumal olgu teiega, kapten Sir. Lähme! kapten, teie mehed tegid oma valiku. milline on teie oma? minu revolver on tühi, aga ma olen teie teenistuses, seersant. ma näen, te olete Riigikogu kapten. minugi poolest. aga ma hoiatan teid. Te ei taha minuga kakelda. eksite, seersant, see on praegu minu kõige suurem soov. aitab! See on Molli millineri välgupaik! Te peaksite minult enam luba küsima, kui te siin oma pikkade lugadega vehkima tulete. Kapten Johnson, Kristjan Svirkster on Louisianas sündinud. Ta õppis enne vehklema kui kõndima. Svirkster, ma ei luba sul teda väristada. See oleks ebaaus. hea küll. see võitlus on läbi. kahjuks. mehed, tulge sisse. tere, ema! kuidas sul läheb? poja, kus Frank on? ta tegeleb praegu haavatudega, aga temaga kõik hästi. issand, kui tubli. Tootsis, 2 on avatud. ülejäänud läksid Laurisse nendega. Kouli Anger, tule siia, ma tahaksin ka kedagi vahelustada. no tohoh! Kouli Anger, ma tahaksin oma kleiti tagasi. ma ei usu, et sa selle ära põletasid. ei no pesin seda tegelikult. Siiksten võtsid tõenäoliselt minust. nalja teete, Anger. Texas, daamid on sinu kätte. daamid, lubage tutvustada. mina olen kapten Jerry Hints. minu ülesandeks oli teid Missourisse toimetada. ja seersant Sirksten aitas mind seejuures. tänud. täpselt nii. daamid, pakkige asjad. pimedus on siinkandis palju ootunud. aga mis me selle jänkiga teeme? ta on vang. me võtame ta kaasa. mis vang? see on suvaline kurjategija. temasugused põletavad Missouris kodusi, võtavad naisi vangi, piitsutavad ja peksavad. kui te ei usu mind, ma võin teile oma selga näidata. või siis minge vaadake minu kasuisa. mis su ettepanek on siis? me teeme selle jänkiga niimoodi, nagu me tegime Centraalias. kuul pähe. me peame kõikide nende sinivotsadega niimoodi tegema. siis jääb ehk mõni porm põletamata. ma ei karda surma, aga ma ei ole ära teeninud koera surma. ma tahan teada, millistes kuritegudes mind süüdistatakse. ka mina tahan teada, mis jänki teinud on. kurat küll, aitab mulle sellest. ka minul on oma osa selles loos öelda teile. mina olin selle mehe vang. kas ma olen julm, proua Drakes? ja, te hoidsite meid vangis. aga jah, ei olnud julmad. Nad päästsid isegi ühe mu tüdrukutest vabaks, sest ta oli haige. Te võite selle ohvitseri maha lasta, kui te targaks ja õigeks peate, aga õigluse mõttes ma tundsin, et pean seda teile ütlema. hea küll. kapten Shotton, te ootate nüüd väljas. otsustan nüüd ette. Jesse, kurat! kes andis sulle loa tulistada? mis luba? Nad on kõik selle ära teeninud! me pidime kohut pidama. Nad on kõik selle ära teeninud! see on minu otsustada, mitte sinu. me oleme lõunaväeüksus. meil maksab käsk, mitte omavoli, kurat. ma kuulangi sinu käsku, Svirkster. aga nad sõdisid naistega. Need on naised, mitte sõdurid. kui jänkid oleks meid kinni pidanud, tead, mis nad oleks teinud? mina tean. ma ei tahtnud oma kohut. kurat, Jesse. üks päev seisad sa selle eest veel jumala kohtu ees. ükskord me teeme kõik jumala kohta eest, Jesse. ja teil jänkil on sama palju öelda kui sul. aga enne võtab ma selle jänki skalbi, nagu Centraalias. ei, poiss, seda sa ei tee. sa pöörad omade vastu. me võime sõdida küll ühel poolel, aga selga tulistajad ei ole minu jaoks omad. nii et missuurilased hakake parem astuma.
ma tulen daamidega hiljem. daamid, oli meeldiv. võib-olla kohtume veel teeks. ole selle kõuliga ettevaatlik. kahjudeks. Adios. poiss, sissi, lähme meiega. Mister Hints, ma lähen oma poistega. daamid, mul oli au. proua Milline, lugupidamine. tule, poiss, lähme koju. Hei, Jessi. hoia parem heaga Texasest eemal. meil ei ole selga tulistajad teretulnud. sa alustid sitasti ja lõpetad sitasti. noh, teksaslane, asume siis ka teile. ma ei tahaks üksi minna, ma eksin raudselt ära. proua Milliner, aitäh. mis sa selle saabliga teed? ma kavatsen selle saabli kapten Johnstonile hauda kaasa panna. ma kaevan neile kõigile korralikud hauad. ja kui Tracy tagasi tuleb, ma lasen tal ilusad ristid meisterdada. ma aitan kaevata. mul on ainult üks labidas. no, siis kaevame kordamööda. härra kindral, söör. pean veel kahetsusega teatama, et pool teie ülesandest jäi täitmata. mul õnnestus need naised küll vabastada, aga Missourisse kõiki ei õnnestunud tuua. pooled läksid oma teed. mis puudutab ülesande salajast osa, siis konföderatsioonile kogutud raha ma ei suutnud leida. lubage teie kätt suruda, kapral. Reili Marta, palun astuge sisse. saage tuttavaks. Reili Marta, kapral Jerry Hints. Reili Marta tõi minu staabile kogutud raha, mille kogumise üksikasju ma ei avalda. Reili Marta, rääkige kapralile oma ohtlikust teekonnast. ka mina ei tea üksikasju. selle raha kogumine ja üleandmine oli minu isa kohustus, aga see osutus võimatuks. meid hoiatati liiga hilja, et Unioni väeüksus plaanib mu isa vahistada. jah, enne põgenemist andis ta rahavöö minu kätte. ta eeldas, et meie mõlema kättesaamise korral ei oska seda keegi minu käest otsida. saatuse tahtel Reili Marta isa pääses. Õnneks. aga siis vahistas mind kapten Johnston koos teiste Missouri naistega, keda süüdistati vaenlase toetamises. ja kogu teekonna vältel Molli pelgupaika kandsin rahavööd riiete all. Teie olitegi see haige, kelle Mr Johnson minema lasi. jah, ma lootsin, et nad ei hakka haiget läbi otsima ja ausalt öeldes haiget eeselda ei olnudki kuigi keeruline. ma olin kogu aeg hirmust haige. Reili Marta, te ilmutasite silmapaistvat vaprust. kapral, te ei saanudki Reili Martat päästa. tal õnnestus põgeneda enne, kui teie kohale jõudsite. kindral, lubage täpsustada. ma püüdsin põgenemist korraldada, aga see katse kukkus läbi. ja siis lasi kapten Johnston mind vabaks. kapral, mis sai kapten Johnstonist? paraku ta lasti maha. lahingus? ei, Kirstini mehed lasid ta maha, kui ta oli juba vangi võetud. kahju. ta polnud seda ära teeninud. ta oli suuremeelne inimene ja härrasmees. tõesti kahju. kapral Hints juba avaldas oma seisukohta selles küsimuses. Sviksten tegi mulle juba ettekande. nüüd te mõlemad olete ära teeninud autasu oma ülesande eduka täitmise eest. siin on minu allkirjaga ümbrikud, milles on autasu omistamiseks teile mõlemile. Reili, kapral. kindral, lubage lahkuda, teil on kindlasti vähe aega. kapral Hints, jumal kaitsku teid. Adios, Reili Marta. oodake, kapral. jah. mul on teile ettepanek. ma võtan teid seersandina oma teenistusse ja saadan Missourisse eriülesandega tagasi. mis te sellest arvate?
see on suur au, kindral. aga teie lahkel loal ma loobun. ma olen parema meelega kapral Texases. seal on kõik lihtne. mis suuri sõda nende selgatulistajatega ei ole minu jaoks. jumal kaasa, kapral, ja hoidku teie skalpi. selle Reinseri jaoks on Missouri sõda kole. aga see ongi hea, sest kui sõda poleks hirmus, võiks see meile meeldima hakata. kompanii Ribbi, mehed, minu juurde. daamid. Ikka Jalamäe alt algab Paliveere pind. see on koht, kus puhkab inimese kops ja hing. Paliveerest linna meie hing ei igatse ja me siin ei sigatse. au ja kuulsus Paliveere, au ja kuulsus Paliveere, au ja kuulsus Paliveere, see